Isa, me täname, kiidame sind siin paigas, me austame sind siin paigas, ülistame sind siin paigas. Kogu au kiitus sulle, au kiitus, ülistus sulle. Sa oled hea Jumal, sa oled vääline Jumal, sa oled auline Jumal, püha Jumal. Sa oled kuningate kuningas, sa oled isandate isand, sa oled Messias, vääline ja auline Jumal, kuningate kuningas, isandate isand. Ja isa, isa, me täname, kiidame, austame sind siin paigas. Isa, me täname sind kogu südamest, me ülistame sind ja kiidame sind. Hea Jumal, auline Jumal, vääline Jumal. Halleluuja, halleluuja. Halleluuja, me Jumal on tõesti hea Jumal, me Jumal on tõesti auline Jumal, me Jumal on vääline. Amen. Amen, kui hea on ülistada Jumalat, kui hea on kiita teda, kui hea on austada teda, kui hea on teada, et me Jumal ei muutu kunagi, ta on see sama eile, täna, igavesti ja kogu au ja kiitus kuulub talle. Amen. Nagu me enne juba rääkisime natukene armastusest ja ka kristlikust eluviisidest, üks tugevamaid kristliku eluviise, mis üldse saab olla, on see, et me õpime käima armastuses. Amen. Ja see on tegelikult absoluutne tugevus. Enam tugevamat kristlast ei saa olla, kui see kristlane, kes kõnnib armastuses. Ja mis on kõige tähtsam, armastus on see, mis ei kuku kunagi läbi ja armastus on see, mis jätab meid püsima. Ükski vaimuand ei jäta meid püsima, ükski üleloomulik ei jäta püsima. Aga armastus on see, miks, sest armastus muudab meie olemust. Armastus muudab seda, kes mina olen, kes sina oled. Amen. Ja kui me vaatame 1. Korintuse kirja 12 peatükk, lähme vaatama, Paulus hakkab rääkima siin ja ta ütleb 1. salmist, ütleb niimoodi. Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse. Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletumate ebajumalate juures, nõnda nagu teid veeti. Sellepärast ma teen teile teatavasti ükski, kes räägib Jumala vaimust, ei ütle neetud on Jeesus. Ja ükski võib ütelda Jeesus on issand, kui vaid pühas vaimus. Armuanded on küll mitmesuguseid, aga vaim on sama. Ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõikide sees. Aga igaühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna, sama vaimu kaudu. Teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus. Teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetiku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesugust keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eriti nõnda, nagu tema tahab. Ja väga huvitav on see, kus Paulus räägib Korintuse kogudusele, et vaimuandedest teil ei ole mitte mingist puudust. Te teate, teid on õpetatud. Aga üks tõde vaimuandide puhul, need on head kasuks, need on ühiseks kasuks ja koguduse üles ehitamiseks. See on see eesmärk. Aga ükski vaimuand ei hoia sind tugevana, sest kui sa loed mõned peatükid enne Korintuse kogudused, te ütlete, et te olete lihalikud alles. Te sõdite, te kaklete, käite kohtus, teil on kõike muud jama seal kogu aeg. See näitab seda, et aga vaimuandid liikusid. See näitab seda, et vaimuandid, ja ma mõtlen tagasi aega, selle koguduse aega algusesse, ka me nägime palju vaimuande, me nägime vaimu liikumist rohkem. Me nägime prohveti kuulutamist, keeled, need on nii palju levimas. On ju nii? Me oleme neid naeruvõidmisi, me oleme tantsuvõidmisi, me oleme neid võidmisi kõiki neid ja me oleme neid taga tahtnud ja kas nad on head olnud? Absoluutselt, nad on imelised, kui Jumala vaim liigub, aga see ei hoia kedagi koguduselt, kedagi kinni Jumala juures. Sest see, miks ei hoia, sest see on nii nagu vaim seda tahab, mitte nii nagu mina seda tahan. See ei sõltu minust, kes mina olen, vaim teeb. Minust sõltub see, mida mina teen sellega, mida Jumal mulle annab ja ütleb mulle teha. Ja see kujundab minu iseloomu. Sest et kui me isegi vaatame, ma olen rääkinud see suur ärkamine Ameerikas 48-59, tuhanded ja tuhanded inimesed said terveks, tuhanded ja tuhanded inimesed said päästetud.
ma ei tea, kas nad said päästed, tuli rohkem, vist oli kristlaste seas, oli see liikumine nii palju, kui ma aru sain, aga kindlasti oli teilgi kooskõlad, paljud said päästetud ja nagu Kenneth Hagin ütles, et tema seal oli 156 erinevat nagu teenistus, keda tema siis teadis või oli siis nagu kursis, siis sellest ainult 10 jäi alles peale seda, kui liikumine lõppes. Miks? Ja alles jäid need, kes olid rajanud oma teenistuse ja oma selle rajanud Jumala sõnale. Amen. See on nii tähtis. Ja samamoodi vaimuhannid on head kasulikud, aga vaimuhannid ei hoia meid. Ja isegi kui me näeme tugevana, kui me näeme seda vaene mees ja rikka mehe lugu, vaata, mis ta ütleb, väga huvitav, mis ta ütleb. Selles loos me ei tohi ära unustada, ta ütleb, rikas mees ütleb, saada nüüd see vaene mees, seda räägiks mu vendadele, mu sugulastele, et nad ei satuks siia, kus mina olen. Abraham ütleb rikkale mehele, neil on prohvetid ja sõna. Siis see rikas mees vastab, ei, kui keegi surnust läheks, siis nad usuksid. Ja vaata, mis Abraham ütleb, kui nad ei usu sõna, nad ei usu prohveteid, siis nad ei usuks ka kedagi, kes surnust üles tõuseks. Kui me ei usu juba sõna, kui me ei usu, see on see, me ei jää püsima. Samamoodi, kui Jumal ütleb, et armastus on tugevaim side. Armastus on see, mis ei kuku kunagi läbi. Ta on öelnud juba meile, mis ei kuku kunagi läbi, mis muudab kõik. Miks? Sest Jumal on armastus ja ta ütleb, võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks, kui armsad lapsed. Ja kui me nüüd seda ei kuula ja me ei treeni ennast, siis mitte miski muud jõudu ei ole, mis meid hoiab üleval. See on ükskõik sõnas. Me võime teada, mis sõna ütleb. Ja teadmist pole kasu, me võime rääkida lugusid, me oleme rääkinud neid lugusid, mis on juhtunud, me oleme neid imesid, me oleme neid naeruvõidmist, ma olen ise tantsinud. Mitte väga ammu oli meil suur koosolek, oli seal teises, kui me veel seal teises Tartu tänaval olime. Saal oli rahvast täis, Jumala naeruvõidmine tuli, inimesed tantsisid, olid seal, meil oli äge aeg koos. See oli lihtsalt üks tore aeg. Nüüd tuli minna, haarata sõna kinni ja panna praktikasse. Ja need, kes ei hoidnud kinni, need, kes ei võtnud kinni, neid ei ole. Sest Jumala sõna on muutumatu vägi. Ja siin edasi ütleb, sest otse kui ihu on üks, tal on palju liikmeid, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeksed, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama vaimuga joodetud, sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kõik oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd Jumal asetaski liikmed, igaüks neist ihu külge, nõnda nagu kes tahtis? Kes see tema on? Jumal. Jumal andis igale ühele meist töö. Meil kõigil on oma osa teha. Ja Jumal ootab meist, ja mis ongi selle juures, me näeme, et kui me kõik teeme oma osa ihus, siis ihu on milline? Täiuslik ja funktsioneeriv. Aga nüüd ütleb, et aga ma pole käsi, siis ma ei kuulu ihusse, ma pole jalg, see samamoodi. Aga kui ma pole see, siis ma ei ole siin see. Siis kui ma ei ole see, siis ma ei ole see. Või see, aga ma tahan ise see olla. Ma tahan olla, mõni ütleb, aga ma tahan olla ise helipuldis, ma tahan ise olla pastor, ma tahan ise olla see. Aga Jumal ütleb, et aga tema on pastor. Sina oled võib-olla, ma ei tea, mis iganes ülesanne sul on, palvetaja. Sa oled abistaja, sa oled abiline, mis iganes, sa oled võib-olla, Jumal avab sulle võimaluse õpetada, helipuldis olla ja see ongi see, et igal ühel on oma töö teha.
ja kõik need oleksid, kui kõik need oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu. Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu. Silm ei või ütelda käele, mul ei ole sind tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis, vaid palju enam on tarvis neid ihu liikmeid, mis näivad olevat nõrgemad ja neid, mida me peame autuma, ihu küljes katame iseäralise auga ja liikmeid, milledest meil on häbi, me ehime kõige enam. Ent meie suursugusel liikvel pole seda tarvis, sest Jumal on ihu nõnda ühte liitud, et ta sellele, mis on alam, on andnud rohkem au. Et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üks meeles kannaksid muret üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga. Ja kui üks liige austatakse, siis teised liikmed rõõmutsevad ühes temaga. Aga teie olete. Ta rääkis, kirjeldas, kuidas funktsioneerib inimese ihu. On ju? Mul on kätt vaja, mul on jalga vaja. Kui käsi ütleks, ma pole jalga, ei töötaks. Ihu töötab, funktsioneerib täiuslikult. On ju nii? Ja nüüd ta ütleb, aga teie olete, ta rääb Korintuse kogudusele, aga teie olete. Sest järelikult seal oli probleem, et igaüks tahtis joosta oma suuna, mina olen tähtsam, mina olen parem, mina tean paremini, mina oskan paremini. Ja tõenäoliselt Korintuse kogudus valutas. Ja nüüd ta hakkab rääkima, väga huvitavad. Aga teie olete Kristus ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed. Ja Jumal on seadnud kogudusse. Kuhu kohta? Kui kogudust poleks vaja, siis ta ei oleks seadnud kogudusse midagi. Kas pole nii? Mõned ütlevad, me ei pea enam koguduses käima, me ei pea enam koguduses olema, me teeme seda, mida me tahame. Aga kogudus on ihu ja me kuulume kuhugi kogudusse. Miks paljud kristlased kannatavad või valutavad, sest nad ei kuulu kogudusse, nad ei ole pühendunud sellesse ihusse. Miks ta ütleb oma koha tema liikmed ja Jumal on saanud kogudusse mõned. Esiteks apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaks. Siis on ta andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. Vaata, ta on pannud abilised kogudusse, ta on pannud õpetajad kogudusse, apostlid, prohvetid, pastori, tema on pannud kõik need ametid kuhu? Vot see on see küsimus, kuhu ta need pannud on? Kogudusse. Nii lihtne. Sellepärast kogudus on vajalik, sest Jumal on seda öelnud. Need ametid on pandud kuhu kohta? Kogudusse. Ega kõik ole apostlid, ega kõik prohvetid, ega kõik õpetajad, ega kõik imetegijad, ega kõigil ole terveks saamise armanded, ega kõik räägi keeltega, ega kõik tõlgitse, aga olge agarad püüdma suuremaid armuandeid ja ma näitan teile tee, mis on üle kõige. Ta ütleb, et igal ühel on oma koht koguduses olemas. Kuidas võtame inimese ihu, meie enda ihu, kuidas see funktsioneerib täiuslikult? Mis on see? Mis paneb ta funktsioneerima täiuslikult sinu ihu? Iga liige teeb seda, mida tahab ja sa hoolid oma ihust ja sa armastad oma ihu. Sa pesed teda aeg-ajalt, on ju, kõrvu pesid täna, käed pesid ära. Sa hoolitsed, miks sa hoolitsed, sest tal läheb korda su ihu. On ju nii? Sa kammid juuksed ära, sest sul läheb korda see. Ja Piibel ütleb, et kui sa ei armasta oma ihu, ei oska sa armastada teisi inimesi. Ja nüüd ta ütleb, et taotlege veel rohkem neid ande, aga ma näitan teile, mis on veel ülem. Midagi on veel võimsam, midagi, mis hoiab seda ihu koos, mis hoiab kogudust koos. On tegelikult, kui igaüks õpib käima milles? Armastuses. Siin tuleb see ülem tee. Kuidas Kristuse ihu funktsioneerib täiuslikult? See võtmesõna on armastus. Ta ütleb, et mõned kõik tahavad olla õpetajad, kõik tahavad olla need. Aga mulle ei meeldi, kuidas tema õpetab, mulle ei meeldi, kuidas tema. Ja see ongi see, kogu aeg on see,
kus ma ütlen, et kogudus on hästi palju, on seda, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi see, mitte see, et mida mina saan teha, et see kogudus kasvaks, mida mina saan teha, et see kogudus areneks, mida mina saan, et siin kogudus oleks parem olla, sest see on Kristuse ihu. See loeb ja ta ütleb, et ma näitan sulle üle, ma näitan sulle midagi, mis on kõige kõrgem. Ja me kõik teame seda järgmist peatükki, mis tuleb, aga me ei võta seda piisavalt tõsiselt Kristus ihuna. Sest siin ta ütleb, kui ma inimeste inglite keeltega rääkisin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke. Kas pole huvitav? Kui ma räägiksin kõikides keeltes, tihtipeale me tahame andeid, meil on see anne, meil on see anne, meil võib-olla kogu maailma anne, aga me peaksime fokuseerima, kas selle kõige juures on mul mis asi? Armastus. Ma teen ükskõik mis tööd koguduses. Kas mul selle juures on armastus? Kas ma räägin koguduses, kas mul selle juures on armastus? Kas kõik minu elu lähtub sellest, ma teen läbi armastuse, jumaliku armastuse ma räägin. Mitte inimliku, jumaliku armastuse. Tihtipeale, mis peaks olema, armastus peaks olema keskpunktist ilma armastused tegelikult. See on põhjus, miks Kristus ihu kannatab. Miks inimeste usud ja kõik kannatavad, on see, et ei ole seda tugevust, see jõudu, see tsentrumit, armastust. See Piibel ütleb ilma armastuseta usk ei tööta. Ta isegi ei lähe käima mitte. Siin töötab teine salm. Ja kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu ja kui mul oleks kõik usk, nõnda et võiksin mägesid teisale paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtegi. Ta ütleb, et kui mul oleks, vaata tihtipeale on see anne, too anne, kolmas, neljas anne, kui selle juures puudub, mis asi? Armastus. Tühine. Armastuse jõud on see, mis on väga vajalik. Kuidas Jeesus ütleb, et kui me võtaksime seda tõsiselt ja me kõik fokuseeriksime kristlastena kasvada armastuses. Tihtipeale on see punkt alati, mis ma näen, mida keegi teine teeb. Fookus on sellel, mida keegi teine teeb. Mida keegi teine on teinud ja mida keegi teine teeb. Fookus peaks olema see, mida mina teen. Kas ma olen see, kes kõnnib armastuses? Kas mina olen see, kes näitab inimestele, mis on Jumala armastus? Tihtipeale me ütleme, ta ei armasta mind piisavalt. Ta ei ole piisavalt pikkameel. Miks ta nii käitub? Selles me ütleme, et kas ma saaksin teha midagi? Kas ma saaksin olla rohkem pikkameel? Kas ma saaksin olla rohkem kannat? Kas ma saaksin olla rohkem lahke? Ja kui teete, ma olen toonud selle näite, kui me kõik niimoodi mõtleksime. See oleks meeletu vägi siin paigas. Ja see on see koht tegelikult, kuidas maailm saab aru, et me oleme Jeesuse jüngrid. Kujuta ette, kui inimesed teavad, et me oleme kristlased. Nagu me enne teeme välja siin, üks sõnum meie suust välja minnes avalikus kohas, kellegi juures, jõuab lõpuks 250 inimeseni. Jeesus ütles, et inimesed tunnevad, et olete minu jüngrid selle läbi, kuidas te hoolite üksteisest. Ja kui te me oleme üks ihu, üks kogudus ja kogudusi on palju. Ja kui me käime, räägime, ja inimesed, kes ei tunne Jumalat, ja me siunama, see kogudus, ära sinna kogudusse küll mine, ära sinna mine, need on nii lollid või see on see, sa ei tea, see läheb laiali. Ja mis see teeb, see lõhub. See läheb, et Jumal on ustav, Jumal on hea, sa vajad kogudust, sa vajad kohta, kus olla ustav, kasvada Jumala sõnas, kasvada selles. Siis me oleme üks ihu, me soovime kõigile, mida? Parimat alati. Aga kui me räägime, laimame, see viib sõnumi laiali. See ütleb, kui sul oleks kõik keeled, kõik armast üle, see kõik on, muu on milline. Ja mis paneb Kristus ihu kasvama tugevalt, on tegelikult armastus, igal ühel on oma koht.
ta teeb seda innukalt ja armast hoolivalt. Ja siin ta edasi ütleb, ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, ei oleks mul sellest mingit kasu. Kui te ütlete, sa võid anda nii palju, kui sa tahad, sa võid kõik ära anda, mis sul on. Aga kui sa ei tee seda armastuses, kui palju on kasu sulle või meile? Mitte mingit. See näitab seda, armastuses on meeletu jõud. Ja siin ta ütleb, mis on tõeline armastus. Armastus on pikameelne. Armastus on täis heldust. Ta ei ole, milline? Kade. Armastus ei suurustele. Ta ei ole iseennast täis. Ta ei ole milleta? Viisakuseta. Ta ei otsi omakasu. Ta ei ärritu. Ta ei pea meeles, mida? Mida ta meeles ei pea? Paha ei pea meeles. Ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes, millega? Tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Armastus ei hävi ilmaski. Kas pole huvitav? Või siis ütleb, Kreekal ütleb veel niimoodi, armastus ei kukku mitte kunagi läbi. Kui teate, kui me Jumala rahvana haaraksime kõik ühel meelel sellest kinni, kogu maailma kristlaskond haarab kinni sellest kinni. Ja ta ütleb, et see on koguduse ihu. See on see, mis ihu paneb tööle tegelikult, on see hool selle ihu eest. Me hoolime Kristuse ihust. Ja kui teete, sellega me läheme Jumala ette ühel päeval. Jumal küsib meie käest, mina panin teie sisse armastuse püha vaimu läbi. Ma andsin teile kõik, mis on vaja eluks Jumala kartuseks minu tundmise läbi. Ma andsin teile. Mida sa tegid sellega? Ma andsin sulle väe. Ma andsin midagi sulle iseendast. See pole huvitav. Ta ütleb, et Jumal on mis või kes? Jumal on armastus. Ta kirjeldab Jumala iseloomu. Ja ütles, et ma valasin selle armastuse sinu sisse püha vaimu läbi. Ja see on see, kui me fokusseerime, kuidas kasvada. Armastus on see koht, kus me saame kõige tugevamaks, kõige võimsamaks. Miks? Sest me hakkame hoolt kandma üksteise eest. Ma usun sinust parimat. Ma tahan sulle parimat. Ma olen suga pikka, ma olen lahke. Ma olen sinuga pikka, ma olen lahke. Tahan sulle parimat. Sina oled minuga sama. Me oleme kogu aeg on see. Me usume üksteist kogu aeg parimat. Me loodame, teeme ja mul on see töö. See minu töö koguduses. Minu töö on ülistada Jumalat. Minu töö on teha helitehnikat. Minu töö on pastori olla. Ma valmistan ette, ma olen kogu oma südame siia. Kellegi töö on olla abiline, kellegi töö on lastetöötaja. Ja me kõik paneme oma südame siia. Me anname parima, et seda teha. Tulevad võõrad inimesed, me oleme parima neile, me oleme neile kuningliku treatmenti. Sellepärast, et me hoolime ja armastame. Miks? Sest me oleme kindlad iseeneses, mis on armastus. Me ei oota kellelgi teiselt midagi, vaid me pakume seda ise. Ja kui me kõik pakume seda armastust, nagu Jumal kirjeldab, kui palju seda on saada? See ongi see hirm, tegelikult see on see, ja kui me oleme täis hirmu, me pole saanud täiuslikud armastust, ütleb Johannese esimene kirjast 4. peatükis ütleb, et kui seal on hirmu, siis sa ei ole veel saanud täis armastust. Miks? Sest hirm toodab seda, aga kui ma olen liiga pikameele, kui ma olen liiga lahke, järsku nad kasutavad mind ära. Ei, nad ei saa sind ära kasutada, sest sa oled see, kes sa oled. Ma usun sust ikka paar. Tee, mis sa tahad. Ma valin sust uskuda parimat. See on Jumala iseloom. Jumal on alati valmis, ta näeb alati. Kui Jumal oleks samasugune inimesed, näiteks võtame Aaroni, kui tema tegi kuldvasika. Ta viis Iisraeli kummardama kuldvasikat. Ta oleks Aaroni võinud maha lõi kuldvasika. Ei, ta nägi temast ikkagi keda. Ta oli Iisraeli kõige esimene, kes? Ülempreester.
see visioon, see nägemus Jumala silmis ei kandnud. Miks? Sest ta oli pikameelne, ta oli kannatlik ja ta uskus, ta nägi seda ikka veel. Ja seesama on meisse pandud kõik. Me tihti veel uskume, et tahaks rohkem usku. Me tahaksime rohkem seda, oleks mul rohkem seda, oleks mul rohkem seda, oleks mul rohkem siis. Kui me oleksime rohkem täis armastust, siis on meil kõike muud. Siis me teame, et me usk töötab. Siis me teame, et kõik muu töötab. Ma ei saa läbi kukkuda. Armastus ei kukku kunagi läbi. Ja armastuse puhul, miks ta nii tugev on? Mitte keegi ei saa sulle öelda, ära ole enam pikameelne. Ära ole enam lahke. Miks? Sest see on meie otsus. See on meie sees. See on meie omadus. Inimesed võivad tulla meie vastu teha, mida iganes, nad võivad sõimata, karjada olla. Ja me võime istuda ja mõelda, et ta ei mõtle seda üldse niimoodi. Kui ta tunneks mind, küll ta mõtleks teistmoodi. Jumal, sa teed imelist tööd tema sees. Jätka seda tööd. Meie otsus on mõelda ja see on armastuse mõtteviis. Jumal, sul on potentsiaal selle inimese elus. Ta võib-olla rauskab ja karjub on, aga me saame öelda, et ma ei lähe kaasa sellega, ma olen pikameelne, ma jään lahkeks. Kurb, et sa niimoodi arvad. Mina küll sinust niimoodi ei arva. Mina usun, et sa oled imeline. Saad aru, see on meie otsus teha. See on see, kuidas Kristus ihu saab tugevaks, kuidas sinu oma ihu saab tugevaks. Aeg-ajalt sa vaatad oma küüned, natuke liiga pikad on. Miks sa teed? Sa hoolid selle eest. Sa pöial haiget, mis sa teed? Sa puhtal peale, sa seota kinni. Vahepeal vaatad peeglisse, et mul on ilus, mulle siit võib panna. Ma panen make-upi peale endale. Mis sa teed sellega? Sa hoolid oma ihust, sa paned midagi. Samamoodi on Kristus ihuga ja me hoolime Kristus ihust, kuidas me riietume armastusega. See on see, kus minul on minu töö teha, ma annan parima, et seda teha. Ma annan parima ja ma olen toeks. Armastus ei hävi ilmaski. Aga olgu prohveti annetused, need kaovad, olgu keeled, need lakkavad, olgu tunnetus, see lõpeb ära. See kõik muu lõpeb ära. Vaimu väljavalamine aeg-ajalt tuleb, aeg-ajalt läheb. Need lõpevad ära. Tindar võib-olla räägib sellest, et ühel päeval see kõik lõpeb ära. Aga vahepeal on ka, me näeme siin maa peal, ärkamise tuhi, ärkamise hoog tuleb, vaimu väljavalamine tuleb. See lõpeb ära. Sest poolik on, mida me tunnetame, poolik, mida me ennustame. Aga kui tuleb täiuslik asi, siis kaob see, mis on poolik. Kui ma olin väetilaps, kuula nüüd, kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps, ma mõtlesin nagu väetilaps ja arvasin nagu väetilaps. Aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omane väetimale lapsele. Mis on omane väetimale lapsele? Nüüd see on, me peame valvama, kas me käitume nii või ei käitu. Mida lapsed teevad? Me, myself and I. Mina, mine isa ja mina. Mina. Mulle läheb seda, ma tahan seda. Ma ei jaga kellegagi mitte midagi. Anna mulle seda, miks seda juba ei ole, Mulle see ei meeldi seda. Kus see on, kuidas kuu peale saab, kuidas seda saab, kuidas toda saab, miks. Paned tähele, lapsed lähevad teatud perioodist läbi, miks. Laste iseloom on natukene milline? Isekas. Lapsed, ja kui meil on mingi teatud isekusjooni, siis me oleme tegelikult alles millised? Väetimad lapsed. Aga vaata, mis ta siin ütleb. Kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps, ma mõtlesin nagu väetilaps ja ma arvasin nagu väetilaps. Aga kui ma sain meheks, ka teatud juhul meie oma vanustes, me oleme saanud täisealiseks, ma olen juba piisavalt vana. Kõik, me ei käitu nagu enam, millised? No ei tohiks enam käitu nagu väetid lapsed, isekalt. Mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi too tegi seda, elu on nii kehva, kogu aeg on mingi häda.
Või kogu aeg on mingi vajadus, kogu aeg on mingi nõudmine. Aga kui me saame täisealiseks, me peame mida tegema? Hülgama selle. Ja see on tegelikult armastuses käimine. See sama, mis ta kirjeldab, tegelikult näitab, kui täisealised me oleme. Kas me oleme täisealised vaimses mõttes, vaimses maailmas, ma räägin. Kui meil neid iseloomujooni veel ei ole välja kujunenud, siis me oleme alles titad, lapsed. Keegi ütles midagi, maailma lõpp tuli. Või see las meil lõpp. Halleluuja. Mina küll hoolin sinust, ma tahan küll sulle parimat. Ma küll armastan sind. Jumaliku armastusega. Ma usun parimat, ma usun, et Jumal suudab imesid teha sinu läbi. Inimene võib karjuda, rõusata, teha halba. Meil on võib-olla tahe pettuda, tahe ära joosta, tahe mida iganes teha. Haiget saada. Ma ütlen, ei, Jumal, me anname sinu kätte selle. Mina ei muutu selle läbi, et keegi teine kuskil muutus. Või keegi teine, miks? Ja kuidas me kõik seda teeme? Ja see on see, mis on tegelikult Kristus juhus puudujääk. See on see, et kõik tahavad olla, kui palju ma olen kokku puutunud sellega, kellega lähed rääkima, või kõik tahavad sulle kogu aeg midagi öelda. On ju mul õigus, on ju mul õigus, on ju mul õigus. Ma ei tea, millest sa räägid, ma ei tea, mul on vaja detaile teada. Ja siis üritad neile rääkida midagi selle asemel, et kuulata. Vaata, kristlaste puhul või ütleme, ongi see kuulata on see, et tihtipeale, et kuulata, tähele panna on see, et nad laadivad püstolit oma kuklas. Kui mul oleks ainult võimalus, kui ma ainult saaks, küll ma siis laseksin. Küll ma siis lajataksin, küll ma siis ütleksin. Et on see mõttemaailm on levinud, et ja kui palju ma olen sellega kokku puutunud ja ma usun, et sa oled ka kokku puutunud selles, et kuulata, mõtled, kuule, see on väga hea point. Okei, see on väga huvitav. Jaa. Aga see ongi see armastus, mis on see täis, see on see armastus on tegelikult meeletu tugevus. Armastus loob karakteri, annab sinu ihule, sinu olemusele, hingele karakteristika. See on see tugevus. Ma tahan parimat. Ma hoolin parimat. Minu eesmärk on Kristus ihu üles ehitamine, mitte lammutamine, vaid üles ehitamine. Sest nüüd ma näen nagu peeglist tuhmikujutust, aga siis palgest palgesse. Nüüd ma tunnetan polgut, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Et nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3, aga suurim neist on, mis? Armastus. Kui me tahame osa saada millegist veel suuremast, siis kõige suurem osa meie elust on mis? Armastus. Mulle meeldib, ma tahaks lugeda laiendatud tõlkes selle armastuse kirja kohe. Ta ütleb, et armastus on pikameelne, kannatlik ja lahke. Armastus ei ole kunagi kadega ülearmu kadedusest. Armastus ei ole kiitlev kahne tühjale aule ega hooplu upsakalt. Armastus iseennast täis ülbe kuhkusest täis puhutud. Armastus ei ole ebaviisakas ega käitu ebasündsalt. Armastus ei nõua oma eneseõigusi ega oma viisi, sest armastus ei otsi oma kasu. Armastus ei ole kergsi solvuv, ärritav ega pika vihaga. Armastus ei pea meeles kurja, mis talle on tehtud. Armastus ei pööra tähelepanu kannatatud kurjale. Armastus ei rõõmusta ülekohtsust ega ebaõiglusest, kuid rõõmutseb, kui õigluse tõde võidavad. Armastus peab vastu kõige all ja kõiges, mis tuleb. Armastus peab vastu mille all? Kõige all. Armastus, kuigi ta peab kõige all vastu. Miks? Sest armastus on minu... Miks Jumal peab kõige all vastu alati? Sest on otsuse armastada. Sest kui palju tegelikult Jumalat mõnitatakse maailmas ja kui palju teiste religioonide asja poolt, kui palju oma enda laste poolt. Alati mõtle, kui Jumal käituks sinuga samamoodi, nagu sina käitud temaga. Räägiks neid samu sõnu suust välja, ütleks neid samu asju, teeks neid sama asju. Ta on ju isa. On ju nii?
Ja siis meie vabandus tihti võib olla, aga ta on ju Jumal. Aga mõtle, ütleb, me peame teda eeskujuks võtma. Käima sellest, ta pani selle kõik meisse, ta andis selle kõik meile, ta andis selle väe meisse. Või ma olen teinekord öelnud, et mõtle, kui kõik käituksid sinuga nõnda, nagu sina käitud teistega. Kas sulle see meeldiks? Sellepärast ongi Jumal annab meile juhised, armastus. Kui me paneme selle selga, me ei kuku mitte kunagi läbi. Me oleme pikameelsed, me oleme lahked, me ei kuku kunagi läbi. Armastus on alati valmis uskuma parimat igast inimesest. Armastuse lootused on püsivad kõikides olukordades. Armastus kannatab kõik nõrgemata. Armastus ei kuku mitte kunagi läbi. Rooma 5.5 ütleb meile, aga lootus ei jätta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja mis on kõige põnevam selle juures, Jumal räägib, mis on armastus ja kuidas ta kirjeldab seda. Ütleb, ja selle sama armastuse ma andsin sinusse. Ma panin selle, kodeerisin sinu DNA-s, kui sa sündisid uuesti, on see armastus. Mina küsin, et kui see ei ole välja tulnud, mis ta teeb, mis see püha vaim teeb seal? Miks, kui Jumala rahvas ei haara kinni millegist, mis ei kuku kunagi läbi, mis peab igas olukorras surve all vastu? Piiblite armastus on üks vaimu viljadest, mis kasvab, järgmine seda võimalik kasvatada, treenida. Nagu me treenime usku, usk tuleb kuuldust, me loeme, aga sama on armastus. Ja usk võib olla väga võimas ja ütleb, sul võib olla kogu maailma usk olla, kõik. Ja kui seal ei ole armastust juures, siis ei lähe isegi tööle mitte. Sest usk ilma armastust, kus ta ütleb, et see on Galaatia 5.6, ütleb, sest Kristus Jeesus ei kehti ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. Oled ümberlõikamine, vahet sellel on. See usk ei hakka kunagi tööle, kui sa ei rakenda armastust. Mulle meeldib Johannes 1. kiri on väga hea. Kiri selle koha pealt, mis räägib väga palju armastusest. See on see, et tihtipeale me ei taha lugeda neid asju. Ma ei tea, miks inimesed ei taha lugeda. Kas see on kurat üritab siis inimesi meelitada eemale selle kõigest? Ma mõtlen tegelikult, armastus toodab ühtsust. Ühtsuses on jõud ja tugevus. Järelikult see põhjus, miks ta üritab inimesi kogu aeg panna mõtlema, ära ikka see on liiga raske, see on riska. Ühel päeval, kui sa taeva jõuad, küll sa seal hakkad. Jumal ütles, et siin maa peal ma võime. Ma arvan, et kurat teeb seda sellepärast, et ta teab, et ühtsus on jõud. Kui kogudus tuleb kokku, ta on ühtne. Siis see pole ühtegi jõudu, mis suudaks seda lammutada laial ajada. Ja armastus on ainult see, mis tegelikult seob. See on see, et me tuleme ja teeme. Ta ütleb, et kannid on antud Kristuse üles ehitamiseks. Ja järgmine pead hakkab rääkima armastus on see jõud, mis paneb selle kõik tööle. Samamoodi nagu sa armastad oma ihu. Sa pesid oma kõrvatana puhtaks, pesid oma varbatana puhtaks. Sa lakid, sa panid riided ilusad selga. Miks sa teed seda kõike? Sa hoolid endast. Kas pole mitte nii? Miks arsti juurde lähed teinekord, sest ihu on haige, sa tahad, et tal parem oleks. Mitte ei näita sõrmega, see on paha, too on paha, kolmas on paha. See on see põhjus, mis Kristusi kannatab, on see, kõik muudku näitavad, kõik muudku küsivad, tuleme kokku. Oleme parimad. Ja kindlasti on neid, kes seda teevad, aga nagu Thessalonika kogudusest ta ütles, et te armastate räägite kõikjal, püüdke veel rohkem, veel enam. Veel võimsamalt. Aga paraku minu kõrvadesse on jõudnud nii palju jutte sellest, et kas need on kristlased või? Kui ma ei teaks, siis ma ei usuks. See on see, kas miskit eraldab meid. Miski eraldab maailmast meid. Ja ainuke asi, mis eraldab meid maailmast, kuidas maailma hakkab nägema teistsugused olema, me hoolime üksteisest. Me ei käi, ei aja klatsi jutte, me ei käi, ei räägi linnas paha. Kui me räägiksime oma peredest kogu aeg halba igal pool? Inimeseks mõtlema, mis teil viga on.
Päris peredest, ma räägin loomulikest peredest. See on paha, too on paha, 3 on paha, 4 on paha, 5 on paha, see. Sa ei laima, mitte kunagi. Ei oma naist, oma meest, oma lapsi, kedagi. Nad ei ole keegi täiuslik, aga sa kunagi ei laima neid teiste ees. Johannese 4. peatükk 7. salm ütleb niimoodi. Armsad, armastage üksteist, sest armastus on kust kohast pärit? Kust armastus pärit on? 1. Johannese 4.7. Armsad, armastage üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Ja vot see on nüüd see. Tegelikult me võime rääkida, mida me tahame, öelda, mida tahame, aga kui meie sees pole armastust, kui me oleme tekitanud tülisid, lahkhelisid, midagi, siis tegelikult me ei tunne keda? Jumalat. Kas pole huvitav? Mõni ütleb, aga selles koguduses on siuke vaimu liikumine, selles koguduses on siuke. Aga Korintuse kogudus oli samamoodi. Paulus ütles, et vaimu andidest ei ole teil mitte mingit puudust. Jumal ise on teid õpetanud või vaimu andid liiguvad, imed, tunnustähed, mis iganes. Aga see ei tähenda veel, et me Jumalat tunneme. Jumalat me hakkame tundma mille läbi? Armastuse läbi. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Ja ütlen ausalt, mul on selle kohta, sa toodad, ma ei tunne Jumalat. Kui sa ei armasta ja ei käi armastuses, siis Piibel ütleb, mitte mina ei ütle, sa ei tunne Jumalat. Või siis see inimene, kes ei käi armastuses, ei tunne keda? Jumalat. Miks? Sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkinud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et me oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud. Ja on läkinud oma poja lepituseks meie pattudest. Ta ei läpita, vaata, huvitav asi selles on, ta ei läkitanud oma poega meile selle pärast, et me oleksime teda armastanud. Tihtipeale me teeme häid tegusid ja oleme väga lahkeid ja imelised inimesega, kes teevad meile häid tegusid ja armastavad meid ja käituvad meiega hästi. On ju nii? Tihtipeale see on niimoodi. Me oleme niimoodi, oi küll sa oled, aitäh, ja sa oled nii tore, oi aitäh, sa käitud, oi aitäh selle lilleõi eest. Lilleõit ei tule. Ikka, me võime lahkeks jääda alati. Ja ikka olla teistsugused, nagu Jumal. Ta ei andnud oma poega sellepärast, et ta oleks seda armastanud, vaid ta andis oma poja sellepärast, et ta armastas meid. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis, kui teile sobib ja te väga tahate, siis võite ka üksteist armastada. Ütleb niimoodi. Mis ta ütleb? Ta ütleb, armsad, kui Jumal on meid nõnda armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud, kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus saanud täielikult meie sees. Sellest, et ta meile on andnud osa oma vaimust, me tunneme, et me jääme temasse ja tema meisse. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et isa on läktud poja maailma õnnis tegijaks. Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellest jääb Jumal ning tema Jumalasse. Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. Selles on armastus saanud täiuslikult meie sees, et meil oleks julgus kohtupäeval. Sest otse kui tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. Kuna meil on julgus kohtupäeval? Mis annab meile julguse minna Jumala trooni ette, kohtusse?
kui me jääme ja õpime käima milles? Armastuses. See näitab seda, kui vajalik on kasvada armastuses. See täidab sind kõige julguse, see annab sulle kõik, sa tead, et sa imiteerid Jumalat ja on võimatu, et sa midagi valesti teeksid. See annab sulle julguse, tugevuse. Kartust ei ole armastuses, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat, kuula nüüd. Kui keegi ütleb, et ma armastan Jumalat, aga vihkab või talle ei meeldi, kes on vend, siis ta on milline? Milline ta on? Valelik. Kuidas me teame, et keegi kedagi armastab? Kas selle järgi, et ta ütles midagi? Absoluutselt mitte. Sest Jumal ei hõiganud taevat. Ohoo, vaadake siia, ma armastan teid. Või kuidas ta väljendas oma armastust? Teoga. Ta andis midagi, ta tegi, mitte sellepärast peaks teda armastama, peaks teda vastu jahti. Ta tegi seda siis, kui me teda alles vihkasime. Ja ta andis. Siin ta ütleb, ja vihkab oma venda, siis ta on milline? Valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei või siis ei saa armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. 21 salm. Ja meil on temalt see käsk. Milline käsk on meil Jumalat? Mõni ütles, et meil ei ole enam käske. Siin ütleb, ja meil on see käsk, kes armastab Jumalat, see armastab ka oma venda. Kas pole huvitav? Kas pole huvitav? Ja me ütleme, mõni mõtleb, et see on nii raske. See ei ole üldse raske. Tegelikult see ei ole raske. See on lihtsalt treenimatus. See on lihtsalt otsus. Armastus on puhas otsus. Mitte, see ei ole see, et mõnel on, nagu et me oleme kõik inimesed ja mõnel on armastus, mõnel on armastus, mõni on uhke, mõni on uhke, ei ole. See on valik. Meil kõigil on uhkus. Aga mõni valib mitte olla uhke. Mõni valib olla uhke. Sest Jumal ei ole valelik. Ta ütles, et ma valasin Jumala oma armastuse teie kõigi sisse. Ma andsin teile imet tegeva väe. Ma andsin teile midagi, mis ei kuku kunagi läbi. Mis võtab kogu hirmu sinult ära, kogu kartus ära, paneb sinu usu tööle. Sa võid tulla kohtujärjel ette absoluutselt ilma mingisugune hirmuta. Ma andsin midagi teile. Ja ma andsin oma lastele midagi. Ja ma andsin selle, see oli minu armastus. Ja kui ta ütleb, mis on huvitav Jumala puhul, ta ütleb, et otsi seda kuskilt, leia see kuskilt ülesse. Ta ütleb, ma valasin selle sinu sisse pühavaimu läbi. Ma andsin selle, lihtsalt käi selles. Ja ta ütleb, et lihtne on armastada neid, kes sind armastavad. Lihtne on hoolida neist, kes sinust hoolivad. Kõik teevad seda. Ta ütleb, et kõik teevad. Paganad ka teevad seda. Maailm teeb seda. Aga ta ütleb, see armastus on midagi sellist. Sa saad armastada neid, kes sind vihkavad. Miks? Sest see on sinu iseloom, see on sinu karakteristika. See on midagi. Ja see paneb kogu päe sinu jaoks tööle. See paneb sinu usu tööle, see paneb kõik tööle sinu jaoks. Ja see on see, mis hoiab sind kindlana ja püsivana. Ja see on see, mida maailm hakkab nägema. Kui Jumala rahvas käib selles armastuses. See on see, ma ei räägi kunagi, näiteks mina olen keeldumast rääkimas oma koguduse kohta kellegile kunagi ühtegi halba sõna. Ühegi inimese kohta. Ma keeldun. Inimesed tulevad arutama, ma keeldun. Kui meil ei ole midagi head rääkida, mitte minule alati on, on inimesed tulnud, ma ei taha rääkida, me ei räägi, me ei aruta.
miks? Sest me oleme üles ehitatud, oleme valmis uskuma alati, mida? Parimat igast inimesest. Ja vaata, miks on põhjus, miks me ei näe suuri vägesid, miks me ei näe tugevaid kristlasi palju? See on armastuse puudus. Miks mäed ei liigu? Miks mäed ei liigu? Keegi teab, miks mäed ei liigu? Tihtipeale. Armastuse puudus. Sest ta ütleb väga hästi, ja kui te seisate, palvetate, siis andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu. Ehk te isa, kes on taevas, annaks teile andeks üleastumised. Aga kui te andeks ei anna, siis ei anna ka te isa taevas teie üleastumised andeks. Kas pole mitte? See näitab seda, et armastus on parimat. Armastus on, kui Jumala rahvas saaks sellest kõigest aru, milline vägi on armastuses. Armastus ei ole see, mis laseb sust üle sõita. Inimesed mõtlevad, et armastus on flop ja tehke kõik. Ei, ma armastan Jumalat. Ma olen kindel selles, kes ma olen. Aga mitte kunagi. Armastus on just see, kuidas mina olen. Ma olen suga pikkamel, ma olen suga kannatlik, ma olen suga lahke. Ma olen alati valmis uskuma parimat sinust. Ma annan kõik endast, et Jumala ihu saaks. Ja see osa, kui mina olen küün, ma olen kõige väiksem osa küün näiteks, väikse varba väike küün, ma teen kõik selle nimel, et see küün läigiks, oleks ära või oleks absoluutselt ilus. Ja igal ühel on oma töö ja me kõik teeme, lihvime. Varsti on see koht, kus kõik kogudused maa peal täituksid inimestega. Sest miks algaegadel oli nii suur ärkamine? No üks süda, üks hing. Kõik oli nii lühine. See näitas seda, see oli teatud armastuse toon jooksis läbi. Nad armastasid, sest Jumala armastus tuli neist välja. Ta armastus ei nõua. Tihtipeale me näeme, see nõuab seda, too nõuab seda, nõua, armastus usaldab, et Jumal, sa oled kõik väeline, sa oled kõik imeline. Ma annan oma panuse sinu riigitöö jaoks. Ja kes teeb ülejäänu osa? Jumal. Amen. Saame inimestega kokku. Samamoodi. Me jääme lahkeks. Me jääme viisakaks. Nagu ma enne rääkisin, kui inimene tuli väga ropu suuga, ma ei olnud niimoodi, ma ei hakanud sõimama, räuskama ise. Ma ütlesin, et ole inimene. Me oleme 40-50 aastat vanad, täiskanud inimesed ei räägi enam niimoodi. Ma ei taha kuulata seda. Mulle ei meeldi see. See pole viisakas. Kui me ainult mõistaksime, milline vägi armastuses on. Kui Jumala rahvas mõistaks seda. Lõpeks ära see nõudmine. Ole see tähele pannud, see nõudlus on nii suur. Nõuavad, see ei meeldi, too ei meeldi, kolmes, kui sa ainult teeksid seda niimoodi, kui sa ainult teeksid toda niimoodi, kui too inimene teeks niimoodi, kui too inimene teeks ainult niimoodi, kui too ainult niimoodi, siis ma tuleksin kogudusse, siis ma teeksin seda, kui ta teeks seda, või too tooks toda, kui kolmas teeks seda, 4 hüppaks sinna, 5 teeks seda, siis mina ka teeksin. Aga kuidas me teeksime niimoodi, et Jumal, ma armastan sind. Sinu rahvas on nii kallis. Jumal, mida mina saaks teha? Ma olen oma panuse. Ma koristan nii puhtaks kõik väega annab. Ma olen helis, ma olen alati kohal. Ma teen ülistust, ma olen valmis, ma olen põnevil selles asjas. Me näeksime väga kiiresti Kristuse ihus muutusi. Väga kiiresti. Kõik muutuks. Sest kõik annavad, kõik panustavad, kogu aeg on midagi saada, energia, Jumala rahu, Jumala sõna, kõik liigub, kõik särab, kõik läigib. Tulevad maailma inimesed, tulevad teised, nad tunnevad, nad tuleksid kuningliku kotta, nad tulevad nende eest, hoolitseks nende eest, mitte niimoodi, et nagu me seda lugu siin alguses kuulasime, et inimene tuli sisse kuluvatega ja siis Kristus selle asemel, et võtta vastu ja rääkida neile, et kuule, sa nägid seda litsi, kes sisse tuli. Mis ta siin koguduses teeb? See ei ole armastus. See on isekus.
see on jubedus, see on õelus. see laseb minna juurde. nii tore sind näha siin täna. meil on nii hea meel sind näha. ja kui vaja midagi veel öelda, siis lase Jumala vaimul. aga tihtipeale on see, et kui me peame valvama, et ei teki sihuke kookonid. See on see, tihtipeale on see, ma olen kogenud ma olen käinud kogudustes, ma olen palju käinud teist kogudustes ja tead, mis on kõige kurvem asi koguduste puhul tihtipeale? On see, kui tuleb võõras ja ma olen olnud võõras, siis tere, kuidas läheb ja siis sa seisad seal. Sa ei tea, kus on isegi vett, sa ei tea mitte midagi. Sa ei saa kellega pöörda, sest siin on üks grupikene. Siis teine grupikene. Omad kängid on. Ja sa oled võõras, et tahaks nagu. Seisad seal, et okei, no. Rohkem ma siia tagasi ei tule. Või mõnikord kuulajad räägitakse halba. Kuuled, see inimene tegi seda. Siia kohus ma küll tulla tagasi ei taha. Ma mäletan seda, kui ma otsisin kogudust Iirimaal. Ma käisin, paar kogudused olid väga head kogudused, mulle meeldisid nad, rahvas oli väga tore, aga kahjuks õpetuslikult mulle nad ei meeldinud, ma ei saanud jääda nendesse, sest mis seal oli, kui öeldi, et Jumal ei taha sind veel terveks teha, ootan natukene, kannata veel natukene, Jumal õpetab sulle midagi selle haiguse läbi. Halleluja, Jumal, anna neile tarksuse vaimu, aga ma ei saanud sinna jääda, see on see, mis minu usku edasi oleks aretanud. Ma ei öelnud seda, ma ei läinud noomima, et kuule, piibel ütleb seda. Ma ei teinud seda, aga lihtsalt ütlesin, et Jumal, et see ei ole minu jaoks, anna mulle teine kogudus. Ja lõpuks Jumal vaatas mind siis uue elu kogudusse Iirimaal ja see oli see, mõtlesin, see on midagi, Jumal ütles, see on sinu kogudus ja ma käisin seal lõpuni. See on see, aga mis on see, see on see, just see, kui me Jumala rahvast mõistaks. Ja see muudab meie enda igapäevaelud ära. See teeb meid vabaks, armastus teeb meid vabaks. Ja see annab meile kohtupäeval absoluutse julguse. Kui teete, ma olen pikka, ma olen Jumalat sind imiteerinud. Ma olen sind imiteerinud, Jumal. Ma võtsin su eeskujuks. Võtsin Jumala eeskujuks. Halleluja. Ja ma tegin kõik, et Kristusi üles ehitada. Ma ei teinud, et lammutada, aga kui ma olen juba teinud midagi, paranda meelt, mine Jumala ette, et Jumal anna mulle andeks. Jumal, ma olen eksinud, kõik me oleme eksinud. Me läheme Jumala ette, et Jumal. Ja Jumal on nii hea, et annab meile andeks puhastamine. Aga see ind ja janu muutuda peaks kogu aeg olema meie sees. Kui imeline me Jumal on, kui head on. Halleluja. Amen. Amen. Ja see ongi see, kui me võtaksime kätte Jumala rahvana ja teeksime kõik otsused, Jumal, ma tahan kasvada armastuses. Ma tahan olla pikameelne, ma tahan olla kannatlik, ma tahan olla lahke. Ma olen valmis uskuma parimat igast inimest, nagu sina seda teed. Ma annan kõigile kõik andeks. Ma ei vaja mitte midagi, mitte kellegi vastu, mitte kunagi. Jumal, need on kõik sinu probleemid. See on minu kogudus, ma teen kõik, et see kasvab, see on minu osa teha, ma olen parima. Et Kristuse, nagu ma hoolin oma jõust, ma hoolin Kristuse jõust. Ma ei räägi ühest teisest kogudusest mitte midagi halba. Isegi kui võib-olla ma tean midagi, ma ei võta sõna suhu. Miks? Sest ma ei ole halva sõnumi tooja, ma ei ole kohtumõistja, vaid ma olen ülesehitaja, ma olen julgustaja, ma olen hoopis teisest puust. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesus, sa oled hea austav püha Jumal. Isa, me täname, et sinu armastus on meie südamesse välja vallatud püha vaimu läbi. Ja nagu sa oled ka palvan, et Jumal, me mõistaksime armastuse laiust, pikkust, sügavast ja seda suurust veel enam. Me tunneksime ära Kristus sinu armastus, Jumal teeb kõige sinu täiusega. See armastus on, mis meie sees, see vägi, mis on meie sees. Isa, ma tänan sind ja kiidan ja austan sind. Isa,
Kui me saame täiuslik arvata, see ajab välja kõik hirmud, kõik ajab välja. Isa, ma tänan sind ja kiidan sind, austan sind. Isa, mina tänan, ma jõuan sinna punkti tagasi, kus ma kunagi olin, isa, et ma olen lasknud käest ära natukene sellega, isa. Ei, ma olen tagasi, isa. Isa, ma palun, et iga inimene kogu sinu perekonnas, siin koguduses, igas teises koguduses mõistaks, saaks aru armastuse väge. Et inimesed näeksid, et me oleme sinu jüngrid selle läbi, kuidas on üks hoolimine koguduses. Isa. Ja, isa. Ma tänan sa teed tööd meie südametes. Auline Jumal, väeline Jumal, püha Jumal, vägede Jehova, imeline Jumal. Au ja kiitus sulle, isa. Au ja kiitus. Isa, et me mõistaksime selle väge, armastuse, jõudu, tugevust. See on midagi, millega me jääme alati püsima, mis suudab jääda püsima igas olukorras, igas surve all, kõige all. Mis ei kuku mitte kunagi läbi. Miks? Sest sa oled armastus ja sina ei kuku kunagi läbi. Sa oled imeline Jumal, sa oled auline Jumal, väeline, püha, õige. Au ja kiitus sulle, isa. Au ja kiitus sulle, isa. Au ja kiitus sulle, isa. Auline, väeline, isa. Auline, väeline. Auline, väeline. Auline, väeline. Auline, väeline Jumal. Auline, väeline Jumal. Auline, väeline Jumal. Auline, väeline, püha Jumal. Kiitus sulle. Austus sulle. Ülistus sulle. Ukarabashi teid. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Kiitus Jumalale. Amen.